Nonii, peasüüdlane on siis seesama taskulambi aku siin, mis on tühi. Ja olgugi, et hübriidil on terve pakiruumi täis akusid. Oleme imekaunis Nõmme Veski lõkkekohas, kus on sisuliselt ainult näha puid. Tere, täna räägin uuest Subaru Forester e-Boxerist. Mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi ja mis toimub inimese arus, kes endale 40 tonni eest selle auto ostab. Mina olen Marko ja see on arvutimaailma Subaru Forester 2020 ülevaade. Uus Subaru Forester on 2-liitrise 110 kilovattise bensiinimootoriga, samamoodi nagu selle eelkäija, kuid variaatorkasti on ühendatud ka elektrimootor, mis teeb sellest hübriidi. Akud on pandud siia pakiruumi. Silindrid on Subarutel horisontaalsed, mitte vertikaalsed või diagonaalsed nagu enamustel teistel tootjatel ja CVT-kast on uimane, nagu venitaks kummipaela. Aga minule selle dünaamika meeldib, kuna metsas liikumisel on see oluliselt mõnusam ja sujuvam. Boxermootor on võrdlemisi jänune, kuid lisades elektrimootori peaks selle võimsus tõusma ning keskmine kütusekulu langema. Tema autol on seda suhteliselt keeruline öelda, kuna ilma korraliku sissesõiduta need numbrid ei kajastu reaalsust. Kuid võttes arvesse, et ma ei sõida nagu vanaema, võiks öelda, et 10-liitrine kütusekulu keskmiselt linnast sõites on täiesti okei, arvestades, et nii palju, kui ma tean inimesi eelmise Foresteriga, siis kipub linna kulu olema pigem üle. Uus Forester on alt sama kõrge, ülevalt, madalam, laiem, pikem. Uus Forester on vanast igas mõttes parem. Võiks öelda, et teeb silmad ettegi Subaru esikmudelile, Outbackile. Kuid samas oleks päris loll, kui nad oleks eelmisest mudelist halvema teinud. Märgin ära, et tegu ei ole põhjaliku autoülevaatega. Selle töö võtavad endale teha Eesti autoajakirjanikud, Atsela Ristast, Motor 24 ja nii edasi. Mina räägin konkreetsest autost oma mätta otsast, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud, ning toetudes emotsioonidele, mida sain umbes 1,5 nädalat sellega jõulu- ja uue aasta perioodil sõites. Pakkusin sellega jõuluvanale transporditeenust ning sain ka oma osa metsas kolada. Just metsas kolamise ja matkamise seisukohast ongi Subarud mind alati lummanud. Sellepärast on see ka nõnda sitane. Sest minu meelest rääkida puhtast maasturist on sama loll, nagu rääkida loodusfotograafiast loomaaias. Uus Forester on 22 centimeetrit kõrge, mis on täiesti puhtjuhuslikult sama, mis on uuel Land Cruiseril. Peale selle, et Subaru on maastikuvõimekum kui 90% SUV-dest, tõdes mu selja haige ema, et nõnda kõrgesse autosse on oluliselt mõnusam sisse ja välja ronida. Enamus maasturitest või siis linnamaasturitest on konkreetsest isendist umbes 5 centimeetrit madalamad ja nagu statistika näitab, ostetakse valdavalt neid esiveolisena. Kõikidel uutel Subarutel on juhi abi, mis jälgib teed ees olevad autosid ja nii edasi. Täpselt samamoodi nagu tõenäoliselt 90% hästi varustatud sõidukitel. Aga mida täpselt Subaru siis hõlmab? Püsikiirus, distantsi hoidmine, hädapidurdamine, valgusfoori taga munema jäämise märguanne, sõiduraja püsimine. Lisaks pidurdab uus Subaru Forester tagurdades, et kokkupõrget vältida ning nüüd jälgib sinu tegevust tähelepanu roolis ning näägutab, kui telefoni näpid liiga kaua aknast välja või kaasreisijat vahid. Kui hakkad väsima, või paned ette arusaamatu nähtavuse prillid. Tegu ei ole ravimireklaamiga. Aga Subarul on kogu see tarkus pandud esiklaasi taha peitu, kus puhastades esiklaasi töötab see hoolimata kõigest. Mitte nagu konkurentidel, kellel on see kuhugi auto nina peale pandud ja esimese 10 kilomeetriga nii lägane, et kaob sul ära nii adaptiivne kui tavaline püsikiiruse hoidja. Lägast rääkides, kui palju teate autosid, mille tagurduskaameral on pesur? Kuna Subarud on peaaegu ainukesed päris 4-veoga, mitte maasturid või 100 000-sed mahtuniversaalid, on vaja kogu see funktsionaalsus teha kättesaadavaks ka kõigile Subaru omanikele, hoolimata sellest, kui saamatud nad päriselus on. Subaru 4-veost ja selle tööpõhimõttest on olemas palju parem inglismannide keelne video, mille lingime video alla. Aga lühidalt, X-Mode on Subaru tarkust täis funktsionaalsus, mis jaotab 4-veo skeemi vastavalt kergelt lahtisele pinnasele. Kuna see päris lahtise pinnasega jäi natukene hätta, tehti lisaks veel teine X-Mode, mis on mõeldud just sügavama muda, lume ja muu taolise jaoks, kus laias laastus oleks läbi vaja saada lihtsalt toore jõuga ilma liigselt kalkuleerimata. Peale selle, et uue Foresteri salong on oluliselt vaiksem, kui seda oli eelmisel Foresteril ja minu hinnangul ka Outbackil, väga palju rohkem muudatusi
tehtud ei ole. Kuidas on Subaru Foresteriga linnas sõita? Linnas sõitmisega saab auto väga hästi hakkama. Olgugi, et tegu on suurema autoga kui eelmisega, ei ole sellel tunnet, et sa sõidaksid laevaga, nagu on Land Cruiseriga. Tõenäoliselt mõõtetel isegi väga suurt vahet ei ole, aga eks seda saab kuskile tehnilistest andmetest järgi vaadata. Auto ei tundu liiga suur ja nähtus on hea. Väljast ei ole see auto minu meelest just kõige atraktiivsem. Klaasid on ebaproportsionaalselt suured ning peame tunnistama, et vaadates statistikat, siis inimestele meeldivad pigem niisugused tillukesed tankiaknad ja enamikele ei meeldi niisuguse, istud sisse ja tunned nagu sõidaks akvaariumiga. Pragmaatilisest poolest on tegu ühe parima nähtavusega autoga, millega ma olen üle pika aja sõitnud. Isegi esimesed piilarid ei jää kuskilt otsast kurvi segama. Tänu suurtele ustele on sisse-välja ronimine oluliselt mugavam ja tagumine uks, mis avaneb 90 kraadi, on hea tõsta näiteks sisse laps või asju. Ära mainida tasub ka see, et tagaistmel selg sõidusuunas turvatooliga mahub etteistmele normaalselt istuma, mis on kaassõitja seisukohast väga oluline. Maastikul navigeerimine on ise teema. Vaatame uut Foresteri matkaja seisukohast. Offroader see auto päris kindlasti ei ole. Kuna olgugi, et tal on peal suhteliselt targad funktsioonid, pole tal aeglustit, lukke ja nii edasi. Tahtes päriselt minna mudasse müttama, on mõistlik tõenäoliselt vaadata Wranglerit, Land Cruiserit või mis iganes kastikat, millel on olemas jäik 4-vedu, redelraam ja nii edasi. Kuid võttes päris maasturi, kaotad oluliselt sõidumugavusest ning nende kütusekulu on juba hoopis teisest kategooriast. Üldjuhul ei saa niinimetatud päris maasturile ka ligilähedast varustust ja nende hinnaklass kipub minema üsna kiiresti astronoomiliseks. Subaru on pigem Outlander kui offroader. Mida tähendab Outlander, soovitan kas guugeldada või minna Väino Laisaarega lõkkäärde, kes tõenäoliselt sellest teemast sulle oluliselt pikemalt pajatab. Igal juhul luban endal eksida, kuid nii palju kui tean, on Subaru ainukene päris 4-veoga sõiduauto. Isegi Audid on läinud torseni pealt Haldexi peale, mis sisuliselt tähendab, et 90% ajast on nad esiveolised. Mitte, et Haldexis midagi tavainimese jaoks halba oleks, aga see, kes oskab hinnata pidevat 4-vedu, saab aru, et see mõjutab nii juhitavust kui ka selle omadusi maastikul. Minu jaoks on ainult tunnetuslikult juba pidev 4-vedu oluliselt mõnusam, näiteks lahtise pinnasega kruusateedel sõitmiseks. Ainus asi, kus uus Forester jääb Subaru esikmudelile Outlanderile alla, on see, et Foresteril ei ole nina ees väikest kaamerat, mis näiteks nõlvadest laskumisel või augulistel teedel paremini ka nina ees toimuvat. Aga miks Subaru Forester ei ole päris maastur? Mis teda takistab? Uuel Foresteril on nina tehtud pikemaks, kui see oli eelmisel. See on üsna kindel, et jääb kinni näiteks augulisel teel ja tema lähenemisnurk on selle tõttu kannatanud, isegi kui paberi peal seda ei näidata. Pannes kõrvuti vana Foresteri ja näiteks Dacia Dusteri on vahe ilmselge. Kuid matkajana ei ole minu jaoks üldse oluline mudas müttamine, vaid hoopis see, et ma saan lõkkekohtadele võrdlemisi lähedale. Ehk siis me räägime tavalistest metsateedest ja niinimetatud viimast 2 kilomeetrist. Aga palju olulisem on sinna lõkkekohale lähemale pääseda, mis tihti tähendab seda, et sa pead sõitma 200-400 kilomeetrit või vahel isegi 3-4 päeva. See on aga koht, kus uus Subaru Forester särab, sest sõita just pikkamaad on sellega küllaltki mugav, hoolimata oma kõrgusest. Kõigil Eestis müüdavatel Subaru Foresteridel on peal hübriidajam. Hübriidajam peaks lisama nii väändemomenti kui ka ökonoomsust. Ning sõites maastikul oli päris mitmes kohas märgata, kus tegelikult sisse lülitati peamiselt elektrimootor ja laveerid küngaste vahelt täielikus vaikuses. Põhimootoriks on 110 kilovatine boksermootor, mis võiks olla päris piisav, kuid tänu variaatorkastile on tegu suhteliselt uimase autoga ning 0-100 kiirendus võtab aega umbes 12 sekundit. Pannes kõrvuti selle näiteks Hyundai või mõne muu brändiga, millel on peal vaid 1,5 liitrine mootor, kiirendavad need suurusjärku 8 sekundiga 100. Kuid kannatab nendel päris tugevasti näiteks käruvedamisvõime, mis antud autol on 1870 kilo. Kõige lollim on variaatorkasti puhul just see, et tegu on kastiga, mis võiks olla maailma kõige sujuvam.
sest tehniliselt see ei vaja käike. Kuna ameeriklased ei saanud aru, mis mõttes ei ole autol käike, rikuti see kast tarkvaraliselt ära. Ehk sinna tehti mingi naljakas pöörete kõikumine, mida ma siiralt loodan, et saaks kuidagi tarkvaras välja lüütada, kui tõenäoliselt ei ole see võimalik. Kütuse kulul ma pikalt ei peatu. Sõitnud selle autoga umbes 600 kilomeetrit, mis on peaaegu pool selle kogu auto läbisõidust, on selge, et mootor ei ole korralikult sisse töötatud. Ning võttes võrdlusesse näiteks 2,5 liitrise mootoriga Outbacki, mille küttekulu on võimalik saada ka 7,5 peale, kujutan ette, et ka selle auto reaalne kulu võiks jääda kuhugi 8, 9, 10 vahele. Sõites täiesti normaalselt sain sellegi poolest keskmiseks umbes natukene alla 10 liitri sõjale. Maanteel täiesti rahulikult 6. Hübriidajamiga Forester ei ole odav auto. See on umbes 1000 eurot kallim kui juba baasvarustuses esikmudel Outback. Tõenäoliselt see muutub, kui Outback saab mudeli uuenduse ja arvatavasti ka endale hübriidajami. Sest võttes Subaru odavmudeli XV, siis kevadel tuleb ka juba sellest elektrimootoriga versioon. Seega baasvarustuses Subaru Foresteri hind on 33 000 eurot ehk siis suurusjärku 400 eurot kuus. Kes selle ostab? Mina päris täpselt ei tea, sest majandusnõustajad ütlevad, et üle 20% oma kuupalgast panna sõiduauto peale on võrdlemisi ebamõistlik, kuid Eesti keskmine aastapalk on umbes 12 000. 33 000 eest ja baasvarustuses ei saa sa järgnemaid lisasid. Toonitud klaase, soojendusega rooli, tagaistme soojendust, elektrilisi istmeid, nimetugesid ja üldse on esiistmed üsna lihtsad. Võtmete avanemist ja käivitamist, juhi jälgimist, automaatset tagurdust-pidurdust, parema peeglialust kaamerat, automaatseid kaugtulesid, suunatule puudutamisel 3 vilksatust ja nii edasi. Mõistlikus varustuses Forester maksab aga 36 000, mis sisuliselt kõik need probleemid ära lahendab. Sealt edasi tuleb 39 ja 40 000, mis valdavalt lisab mugavusvarustust ja muud tilulilu. 39 ja 40 000 eest saad sa elektrilise katuseluugi, elektrilise tagaluugi ja klaasist katuseluugi, Harman Kardoni ja 9 kõlarit, mõttetult suured väljed, mis sõidumugavust vähendavad ja rehvi hinda tõstavad, kaltsust toa asemel on nahk. Seega on Subarut baasmudelist alates küllaltki hästi varustatud, sest kõik põhiasjad on olemas mingite mööndustega, kuid vähemalt ei ole see nagu konkurentidel, kus hinnad alates tähendab seda, et pead lisavarustuse nimekirjast üles otsima ka rooli ja istme. Subaru osas on lihtne. Sul on 4 varustusastet ja lisavarustus tähendab seda, et kas tahad vedada käru või mitte. Tegu on väga hea autoga, see on mahukas, see on võimekas nii maastikul kui linnas ning igasugustes turvatestides on see saanud maksimumpunktid. Ülemaailmselt Euro NCAP, Jaapani NCAP, Ameerika IIHS. Jaapanis sai Subaru Forester mitte lihtsalt maksimumpunktid, vaid ka kõige rohkem punkte, mis kunagi ükski auto on saanud. Kui sul on vaja 4 vedu ja kõrgemat clearance'it, vahel vead ka käru, siis on Subaru Forester just sulle. Kui tahad odavat, ökonoomset, parema kiirendusega autot või lihtsalt otsid mingisugust edeva nimega brändi, siis tõenäoliselt peaksid vaatama mujale. Kas mina ostaks Subaru Foresteri? Tõenäoliselt jaa, kui minu kuupalk oleks umbes 3500 eurot või rohkem. Otsest konkurenti Subaru Foresteril ei ole. Pigem on palju kaudseid konkurente. Võttes ette teiste brändide mudelivaliku, saame üsna kiiresti aru, et pannes kokku sama varustusastme lähevad hinnad üsna kiiresti astronoomiliseks. Ja lõpptulemuseks on ikkagi see, et autod on kas madalamad, neil ei ole päris 4 vedu, üsna ligi lähedasi on nii Škodal, Toyotal kui nii edasi. Konkurentidest ma olen sõitnud natukene pikemalt ainult Kia Sportage'iga, mis selle autoga ei konkureeri, kuna ta on oluliselt väiksem. Ei julge ma väga palju sõna võtta, et kas nad on siis, kui lähedased või kauged nad on. Kui sa arvad, et ma peaksin ka teistega sõitma ning nendest andma oma hinnangu, pane kommentaar alla. Kui sulle meeldis seda tüüpi ülevaade, pane pöial ülesse. Veel parem on see, kui sa paneksid ka subscribe nuppu, sest see meeldib YouTube'ile ja loomulikult anna teada, millistest autodest, tehnikast, teemadest või üldse võiksime teha ülevaateid. Suur tänu vaatamast ja kohtumisel järgmisel korral, kui mitte varem.